tere! Seekord räägime telegraafist ja poliitikast. Eelmises videos rääkisime BBC-st, täpselt sellest, kuidas institutsioon, mis väidab end teenivat tõde, võib praktikas hakata teenima hoopis omaenda narratiive. Täna vaatame sama probleemi, aga teise nurga alt. BBC puhul oli keskne küsimus nagu avalik-õiguslik institutsioon, kes valib inimesi, kes räägib rahvale tõtt. Milline kultuur neid kujundab, millised seisukohad tunduvad neile nii-öelda neutraalsed ja millised ohtlikud. Aga sama mehhanism ei ela ainult avalik-õiguslikus meedias, see elab ka erasektoris. Meedia omanike, toimetusliinide, karjääriloogika ja staatuse süsteemi sees. Hiljuti tekitas palju ärevust ja tähelepanu ka väide, et Politico ja Telegraafi seotud meediagrupi juht Mattias Dopfner on teinud ajakirjanikele väga selgeks, et teatud põhimõtted, sealhulgas Iisraeli toetamine või vähemalt Iisraeli õiguse toetamine, eksisteerida, ei ole ettevõttes lihtsalt üks arvamus teiste seas, need on ettevõtete põhiväärtused. Kui keegi nendega ei nõustu, siis võib-olla peaks ta töötama kuskil mujal. Ja siin lähebki asi huvitavaks, sest inimesed reageerivad sellele kohe vastavalt oma poliitilisele leerile. Ideoloogia, mis neil on. Need, kes on tugevalt Iisraeli poolt, ütlevad, et väga hea, lõpuks ometi keegi paneb paika piirid. Need, kes on Iisraeli vastu või väga kriitilised Iisraeli suhtes, ütlevad, et see on tsensuur, see on ideoloogiline lojaalsusnõue, see on ajakirjanduse suur. Aga kui näiteks vaadata seda Ida-Euroopa kogemuse kaudu, siis tekib natuke teine küsimus. Kui meedia omanik ütleb ajakirjanikele ühel teemal, et selline peab olema teie raamistik, vastasel juhul te ei sobi siia, siis me peaksime eeldama, miks me peaksime eeldama, et see puudutab ainult ühte teema. Kui ülemisel korrusel on inimesel nii selge arusaam sellest, milline poliitiline või moraalne positsioon on ettevõttes kohustuslik, siis tõenäoliselt ei ole see ainus arvamus, mis tal on. Ja kui see ei ole ainus arvamus, siis tekib järgmine küsimus kohe. Kui palju ajakirjandust on päriselt nagu sõltumatu uurimine ja kui palju on omaniku, rahastaja, institutsiooni või sotsiaalse klassi maailmapildi viisakaks vormistamine. Ei tähenda, et iga ajakirjanik saab hommikul käsu, täna kirjuta nii, on liiga lihtne, tegelikult mehhanism on nagu peenem ja ka tõhusam. Ajakirjanikud ütlevad sageli täiesti siiralt, et mina ei ole ostetud, mina kirjutan seda, mida ma ise usun. Ja paljudel juhtudel see on tõsi. Aga siin ongi asja võti. Süsteem ei pea tingimata ostma inimest, kes juba usub õigeid asju. Süsteem peab lihtsalt palkama, edutama ja nähtavaks tegema neid inimesi, kelle maailmavaade sobib institutsiooni või omaniku üldise liiniga. Sama loogika nägime me BBC puhul. BBC loos ei olnud põhiprobleem selles, et iga ajakirjanik oleks kuri propagandist. Probleem oli selles, et institutsioon filtreerib aastakümnete jooksul välja, milline inimene tundub nagu professionaalne, tasakaalukas ja usaldusväärne. Kui see filter töötab piisavalt kaua, siis ei ole enam vaja otsest tsensuuri. Kultuur teeb oma töö ise. Erasektori meedias on mehhanism isegi lihtsam. Omanik, juhatus, peatoimetaja, rahastaja ja brändi positsioon määravad ära, milline hääl sobib ettevõttesse. Mitte tingimata iga lause tasemel, vaid maailmavaate tasemel. Näiteks, kui konservatiivne väljaanne tellib teksti konservatiivselt autorilt, siis autor võib tunda, et teda ei tsenseerita. Ja tõenäoliselt ei tsenseeritagi, sest ta oli valitud just sellepärast, et tema vaated maailmapilt sobib. Kui sama väljaanne palkaks veendunud kommunisti, oleks lugu teissugune. Mitte tingimata sellepärast, et kommunist nagu keelataks nagu ametlikult ära, lihtsalt teda ei valita seda artiklit kirjutama, sest ta ei sobi toimetusliku profiiliga. Ja see on väga oluline erinevus. Tsensuur ei ole ainult see, kui keegi punase pliiatsiga lauseid maha tõmbab. Tsensuur võib olla ka see, et valik tehakse enne, kui inimene üldse tuppa pääseb. Ja siis tekib ühiskonnas imelik illusioon. Me näeme meedias vaidlust, erinevaid artikleid, postitusi, paneele, intervjuusi ja mõtleme, et näed,
arutelu käib, inimesed räägivad, demokraatia töötab. Aga tegelik arutelu võib toimuda juba eelnevalt kitsendatud nii-öelda ringi sees. Ühed vaated on lubatud, sest need jäävad austusväärse nii-öelda vahemiku sisse, ütleme niimoodi. Teised vaated võivad olla vormiliselt lubatud, aga sotsiaalselt karistatud. Kolmandad vaated ei jõua üldse nii-öelda ajakirja. Ametlikult on see toimetuslik standard. Praktiliselt on see nii-öelda filtreerimine, mis sobib ajakirja, mis ei sobi. Ja siin jõuame ajakirjanduse sügavama rollini tänapäeva ühiskonnas. Me ei vaja ajakirjanikke ainult selleks, et teada saada, mis juhtus. Tänapäeval on sotsiaalmeedia, videod, dokumendid, otseülekanded, Telegram, X, YouTube, Facebook ja kõik muu. Tihti saavad ajakirjanikud ise oma esmase info samadest kohtadest, kus tavainimene inimene. Ajakirjanduse tegelik roll on üha enam tõlgendamine, narratiivi loomine. Ajakirjanik ei ütle ainult, et see juhtus, ta ütleb, et see juhtus ning sina pead mõtlema sellest nõnda. Ehk siis ta võtab mingi sündmuse ja ta ütleb inimestele, kuidas nad peavad tundma ennast, mida nad peavad sellest arvama. Milline sõna sobib? Kas see on protest või see on mäss? Ehk kas see on rahulik protest või see on siis nende äärmuslaste mäss? Kas see on rahvaviha või jällegi äärmuslaste mobilisatsioon? Kas see on sõnavabadusvõitlus või terrorism? Kas see on sõjakuritegu või lihtsalt traagiline eksimus? Kas see on vihakõne või õigustatud kriitika? Kas see on valeinfo või lihtsalt ebamugav fakt, mis ei sobi meie nii-öelda loosse? Ja see on tohutu võim. Ajakirjanikud ja toimetused otsustavad, millised skandaalid on päris skandaalis, millised ohvrid saavad näo ja nime, millised faktid vajavad konteksti ja millised räägivad nii-öelda iseenda eest. Milline poliitik on vastuoluline ja milline poliitik on oht demokraatiale. Milline organisatsioon on kodanikuühiskond ja milline on äärmuslik võrgustik. Kõrvalpõige korraks, näiteks see uudis, et Euroopa Parlamendi tasemel soovitakse ära blokeerida siis seda, ma ei tea seda õiget terminit, kogukonda, kuhu kuulub siis, parem äärmuslik kogukond, kuhu siis kuulub ka see Saksamaa AfD partei. Seoses demokraatiaga on sükene asi, et AfD ja muud nii-öelda äärmuslikud parempoolsed poliitparteid. Need ei ole mingisugused türannid, kes tulid võimule ja siis teevad kõike nii edasi. Nad esindavad mingisuguseid ideid ja inimestele see idee sobib. Näiteks AfD puhul palju nad said, mingi 20%. Ma ei ole praegu päris kindel, aga nad said rohkem kui 10, vähem kui 30%. Ja see on, probleem ei ole selles, et AfD on paha. Probleem on see, et on väga suur hulk inimesi, kes usub sellesse, mida AfD propageerib. Ja sisuliselt see ongi demokraatia. Osa inimesi usuvad kommunismi, osa inimesi usuvad natsionalismi, osa usub looduspäästmisesse, osa usub midagi 4., 5. ja nii edasi. Ja demokraatia eesmärk ongi see, et inimesed räägivad oma vahel läbi ja leiavad mingisuguse konsensuse. Keegi annab järgi, et erinevad poliitilised pooled annavad järgi mingitest asjadest, et saavutada nii-öelda rahulik kooslus. Probleemid tekivad siis, kui nii-öelda juhtkond otsustab, et kõik poliitilised parteid, poliitilised vaated meile ei sobi. Probleemiks on see, et kui keelatakse ära normaalne suhtlemine sellel tasemel, see on sisuliselt normaalne suhtlemine, normaalne nii-öelda probleemidest rääkimine, kui see ära keelatakse, siis see toob kaasa vägivallale. Sest kauad sa ikka saad nagu maha suruda inimesi. Sest sisuliselt on see, mis toimub. Toimub ühe konkreetse
populatsiooni maha suruma. Sest nende vaated ei ole õige. Ja see tekitab trotsti. Aga jah, probleemiks on see, et luuakse süsteemis erinevad mehhanismid, mis vastavalt erinevatele kriteeriumitele lubavad inimesi maha suruda. Probleem tekib selles, et kui tulevad teised inimesed võimule, siis nemad hakkavad ka täpselt neid samu asju kasutama, et suruda maha oma poliitiliseid vastaseid. Ja kui tulevad teised inimesed võimule, kas te olete kindlad, et teie ei satu selle uue nii-öelda maha surumise alla? Aga jah, liigume edasi siis. Lähme tagasi. Et jah, et ajakirjanikud toimetused otsustavad nagu, milline organisatsioon on nii-öelda kodanikuühiskond ja milline on äärmuslik võrgustik. Ja see ei ole lihtsalt uudiste edastamine, see on nii-öelda moraalse kaardi joonistamine. Selles mõttes on ajakirjanikud tänapäeval nii-öelda ilmalik vaimulikkond, mis keskajal oli preestrid, on nüüd, kutsume me neid ajakirjanikud. Mitte sellepärast, et nad kannaksid nagu mingid rüüd ja loeksid palveid, vaid sellepärast, et nende roll on sarnane. Nad tõlgendavad maailma, nimetavad patte, kuulutavad välja, kes on austusväärne, kes on langenud, kelle sõnu tohib korrata ja kelle sõnu peab kartma. Ja nagu vaimulikkonnal on ka ajakirjandusel oma rituaalsed nii-öelda fraasid. Demokraatia sureb pimeduses, räägime tõtt võimule, hoiame võimu vastutavana, võitleme valeinfo vastu, kaitseme avaliku huvi. Kõlab hästi, aga loosungi väärtus sõltub sellest, kas seda rakendatakse järjekindlalt. Kui võimu vastutavana hoidmine tähendab ainult nende võimude kritiseerimist, kes ei kuulu sinu sotsiaalsesse või ideoloogilisesse leeri, siis ei ole see põhimõte, on tööriist. Kui tõe rääkimine võimule lõpeb seal, kus algab omaniku põhiväärtus, siis see ei ole kangelaslik ajakirjandus. See on tööleping koos moraalse dekoratsiooniga. BBC loos oli sama muster nähtav, seal ei olnud probleem ainult üks eksitav montaaž, probleem oli selles, et institutsioon rääkis tõest, aga käitus narratiivi kaitsena. Siin on probleem sarnane. Väljaanne võib rääkida sõltumatust ajakirjandusest, aga kui omanik ütleb, et teatud geopoliitiline või moraalne positsioon on ettevõtte põhiväärtus, siis ajakirjanik saab signaali väga selgelt kätte. Ja signaal on järgmine. Sa võid olla vaba, kuni sa oled vaba õiges suunas. Jah, nüüd tuleb teha üks vajalik tähelepanek, et igal väljaandel on mingi vaatenurk. Täielikult neutraalset meediat ei ole olemas. Ka see kanal ei ole vaakumis hõljuv, ma ei tea, jumalik objektiivsus. Igal inimesel ja igal institutsioonil on eeldused, väärtused, hirmud ja nii-öelda teemad, mida nad tahavad rääkida. YouTube'i oled kindlasti näinud ja ma panin siin ka üles ühe video, kus Ameerika uudiste kanalid kordavad sõnalt, et valeinfo on, et internetis leviv valeinfo on oht nende demokraatiale. Täpselt samamoodi ei ole tähtis, kas on ajakirjanikud või on uudistekanalid. Aga jah, probleem ei ole selles, et meedial on maailmavaade. Probleem tekib siis, kui maailmavaade esitatakse objektiivsuse või moraalse kohustusena. Samal ajal, kui alternatiivne seisukoht tehakse professionaalselt nagu sobimatuks. Kui väljaanne ütleb ausalt, me oleme konservatiivne väljaanne, siis vähemalt mängureeglid on selged. Kui väljaanne ütleb, et me oleme sõltumatu ja objektiivne, aga meie töötajad peavad selles küsimuses toetama üht kindlat poliitilist positsiooni, siis on olukord natuke teine. Paberil sõltumatus, praktikas lojaalsus nõue. Ja miks inimesed siis ikkagi usaldavad nagu sellise väljaandeid? See on nagu huvitav küsimus, sest väga paljud inimesed saavad ju aru, et meedial on kallutusi, neil on omad poliitilised vaated. Nad teavad, et väljaanded valivad lugusid. Nad teavad, et pealkirjad on raamitud, nad teavad, et toimetused ei ole maailmavaateliselt neutraalsed. Ja ikkagi loevad nad Politicut, Telegraphi, BBC, New York Timesi, Guardiani, Fox Newsi või mõnda muud sarnast suurt nime. Põhjuseid on mitu. Et esimene on harjumus. Täpselt samamoodi, nagu miks meil Eestis kirjutatakse, et miks meil kogu aeg valitakse kas Keskerakonda või Reformierakonda, sest harjumus. Inimestel on harjumus. Inimesed kasvavad, lähme tagasi, sest inimesed nagu kasvasid üles ajalehtede, teleuudiste ja suurte meediabrändidega. Vanemad lugesid neile, koolis viidati neile, poliitikud,
reageeris neile. Kui BBC ütles midagi, siis see tundus riiklikult oluline. Kui suur ajaleht kirjutab midagi, siis oli see päris uudis. See, mis mina siin räägin ja see ei ole uudis, see on lihtsalt minu mingisugune alternatiivne arvamus, mida ei pea üldse kuulama ega tõsiselt võtma. Aga jah, harjumus ei kao lihtsalt sellepärast, et usaldus väheneb. Inimene võib meediat vihata ja seda ikka iga päev lugeda. Ta tahab teada, mida nad seekord kirjutasid. Kas vastumeelsus võib olla tarbimisharjumus. Väga mugav ärimudel muide. Inimene maksab tähelepanuga ka siis, kui ta sind ei usu. Teine põhjus on hirm alternatiivi ees. On väga oluline. Paljud inimesed teavad, et peavoolumeedia on kallutatud, aga nad kardavad maailma, kus peavoolumeediat üldse ei ole. Sest mis asemel tuleb? Mingisugune rage-bait influencerid. Eesti keeles oleks siis igasugused suunamudjad, kes kirjutavad sihukest teravate pealkirjadega mingisugused uudiseid. Või siis mingid parteilised YouTube kanalid, välisriikide propaganda, inimesed, kelle uurimustöö tähendab 3 TikToki vaatamist ja nii-öelda enesekindlat näoilmet. Olge ausad, see hirm ei ole nagu täiesti rumal. Kui vanad institutsioonid kaovad, ei teki automaatselt selle asemel mingi puhast tõe keskkond. Sageli tekib lihtsalt mürarikkam, vihasem ja segasem infokeskkond. Oli ka BBC loo lõpus oluline järeldus. Kui vanad institutsioonid kaotavad usalduse, ei tähenda see, et ühiskond muutub tervemaks või paremaks. Võib tähendada, et tõe ühine ruum laguneb nagu väikesteks hõimudeks. Keegi räägib tõtt ühe asja kohta, teine räägib teise asja kohta, kolmas räägib kolmanda asja kohta. Ja siis sa pead kõike seda lugema ja aru saama, kes mille kohta valetab, kes mille kohta tõtt räägib. Seepärast hoiavad paljud inimesed peavoolust meediast kinni, isegi siis, kui nad seda enam täielikult ei usu. Mitte sellepärast, et süsteem oleks puhas, vaid sellepärast, et alternatiiv tundub veel hullem. Kolmas põhjus on staatus. Peavoolumeedia tarbimine ja selle nii-öelda keele kasutamine annab inimesele signaali. Ma olen mõõdukas, haritud, demokraatlik, mõistlik, ühiskonnas aktsepteeritav. Ma ei ole mingi veider ääreala tegelane, ma ei ole mingi äärmuslane, ma tean, milliseid sõnu tuleb kasutada, ma tean, milliseid seisukohti on lubatud. Ma tean, millal tuleb murelik olla ja millal mitte. See on nii-öelda sotsiaalne valuuta. Kui sa räägid nii, nagu räägib Politico, BBC või mõni teine prestiižne väljaanne, siis sa oled paljudes keskkondades nii-öelda kaitstud, turvaline. Sa räägid, kasutad õiget sõnu, räägid õiget keelt. Personaliosakond ei vaata sind imelikult. Konverentsil ei teki ebamugav vaikus nii-öelda. Töökaaslased ei pea sinust nagu distantsi hoidma, sest sa oled teistsuguste vaadetega kui see, mida peavoolumeediast räägitakse. Ja vastupidi, kui sa räägid liiga kaugel väljaspool lubatud narratiivi, siis ei pea keegi sind ametlikult tsenseerima. Inimesed lihtsalt hakkavad mõtlema, et kas sa oled probleemne või kas sa oled näiteks liiga radikaalne. Kas sinuga üldse tasub avalikult nõustuda? Kas sinu kõrval seismine, kui nad seisavad sinu kõrval, et kas äkki kahjustab nende maine? See on nii-öelda pehme kontroll, aga väga tõhus. Vanasti oli õige ideoloogiline joon sageli avalik ja robustne. Täna on see rohkem sotsiaalne ja professionaalne. Ta ei pea kõiki vaateid keelama, piisab sellest, kui mõned vaated muudavad inimese nagu tööalaselt riskantseks. Ehk siis sul on sellised maailmavaated ja me ei soovi sind enda kollektiivi tööle kas võtta või enam hoida. Sama asi, mis ma rääkisin nendest asesõnadest ja igasugused täiendsõnadest nende kuidas ma nimetasin neid vasakpoolsed või woke'i või ühesõnaga need uustulnukad tulevad tööle, kes kasutavad neid ja kes sõnu endale, et ei them. Ja siis kui nad lõpuks saavad võimule, siis eemaldatakse kõik need, kes kas kritiseerisid neid või ei olnud nõus nendega. Aga jah,
Neljas põhjus on see, et päris ajakirjandus siiski eksisteerib. Ja see on oluline nagu ausalt välja öelda. Kõik ei ole võlts. Kõik ajakirjanikud ei ole propagandistid. Mõnikord paljastab ajakirjanik päris skandaali. Mõnikord toob ta välja korruptsiooni, väärkohtlemise, sõjakuriteo, riigi vale või ettevõtte pettuse. Mõnikord teeb suur väljaanne tõesti tööd, mida ükski blogija ise üksi ei suuda teha. Probleem on selles, et need päris ajakirjanduslikud hetked nii-öelda laenavad prestiiži kogu institutsioonile. Üks tugev uuriv lugu võib anda väljaandele usalduskrediidi, mida hiljem kasutatakse palju nõrgemate, kallutatumate või selgelt ideoloogiliste lugude müümiseks. Sama brändi all võib olla nii päris uuriv töö kui ka pehmelt pakendatud narratiivihaldus. Vaataja või lugeja peab ise aru saama, parasjagu tema ees on. Ja see ongi tänapäeva meedia üks suurimaid segadusi. Institutsioonid tahavad, et nende parimad hetked kataksid ära kõik nende halvimad harjumused. Kui BBC teeb suurepärase loodusdokumentaali või kriisihetkel rahuliku riikliku ülekande, siis see kasvatab usaldust. Aga samas usaldust kasutatakse ka siis, kui poliitiline teema on raamitud küsitavalt. Kui poliitiku teeb mõnikord väga head poliitilist analüüsi, siis see ei tähenda automaatselt, et iga tema raamistik, iga tema poliitiline vaade on neutraalne. Brändi prestiiž ei ole tõe garantii. Nüüd tuleme tagasi omaniku rolli juurde. Kui meediajuht ütleb avalikult või poolavalikult, et teatud poliitiline põhimõte on ettevõttes vaieldamatu, siis ta ei pea iga artiklit redigeerima. Ta loob keskkonna, ta määrab signaali, kõik targad inimesed saavad aru, milline karjäärikäitumine on mõistlik. Ajakirjanik ei pruugi ise tunda, et teda sunnitakse. Ta lihtsalt teab, milline lugu tekitab probleeme, milline pealkiri vajab liiga palju selgitamist, milline nurk võib vihastada vale inimese, milline sõnastus võib näidata, et ta ei sobi töökultuuriga kokku. Ja kui inimene tahab karjääri, palka, staatust ja ligipääsu, siis ta õpib ise need jooned ära. Ei ole vandenõu, see on organisatsiooni käitumine. Ja nagu selliste asjadega tihti juhtub, ei ole vaja mingit salajast kabinetti. Piisab stiimulitest. Piisab sellest, et inimesed teavad, kes maksab arveid, kes teeb edutamisotsuseid ja millist maailmapilti peetakse majas vastutustundlikuks. Siin on paralleel BBC-ga väga selge. Aga üks põhiline teema, mis ma oma videodes räägin, on see, et meil ei ole enam vaja mingisugust vandenõu mingis salajases kabinetis. Piisab stiimulites. Kui stiimulid on paika pandud, siis inimene kasutab. Stiimuliteks võivad olla mingisugused privileegid, mingisugused rahad, toetused või midagi muud, mida ei käe kasutada. Aga jah, BBC puhul oli üks surveallika kas riik, avalik harta, institutsionaalne klass ja establishmenti lähedus. Poliitiku ja telegraafi tüüpi juhtimise puhul on surveallikaks omanik, bränd, ettevõtte põhiväärtused ja turupositsioon. Ühel juhul tuleb raamistik nii-öelda avalik õiguslikust süsteemist, teisel puhul tuleb raamistik erakapitalist ja juhtkonnast. Aga tulemus võib olla sarnane. Ajakirjanik õpib, milline tõde on karjäärile kasulik ja milline tõde on nii-öelda karjääririsk. See ei tähenda, et kõik väljanded peaksid olema maailmavaatelised tühjad. See oleks võimatu. Aga see tähendab, et meedia suhtes tuleb loobuda nagu lapslikust usust, nagu ajakirjanduses oleks lihtsalt tõe, nagu ajakirjandus oleks lihtsalt puhas tõde, neutraalne tõde. Ajakirjandus on ka võim ja võim käitub nagu võim. Ta kaitseb oma positsiooni, ta kaitseb oma ligipääsu, ta kaitseb oma moraalset autoriteeti, ta kaitseb oma klassi, ta kaitseb oma keelt. Ja kui vaja, siis nimetab ta seda kõike avalikuks huviks. Aga kõige huvitavam on see, et paljud inimesed saavad sellest juba aru. Nad ei usu enam täielikult ajakirjanikke, aga nad vajavad endiselt ajakirjanduse funktsiooni. Nad vajavad kedagi, kes annaks maailmale tähenduse, kes seletaks maailma, kes ütleks, mis on oluline, kes looks narratiivi, mille ümber nende grupp saab koonduda. Inimene tahab kuuluda, see on normaalne. Ja kuulumisega on vaja mingit lugu välja mõelda. Varem võis ühes ühiskonnas domineerida palju tugevam ühine narratiiv, mingi religioon, monarhia, rahvuslik müüt.
parteiline ideoloogia. Tänapäeval on neid narratiive rohkem. On vasakpoolne narratiiv, on parempoolne narratiiv, on liberaalne narratiiv, on konservatiivne narratiiv, tehnokraatlik narratiiv, rahvuslik narratiiv, globalistlik narratiiv. Ja siin on äärealad, mida peavoolu meedia ei taha puudutada. Meedia ei loo enam ühte nii-öelda ühist kirikut, ta loob erinevaid kogudusi. Poliitika lugeja tahab teada, kuidas räägib tema professionaalne, transatlantiline, poliitiliselt teadlik klass. Telegraafi lugeja tahab teistsugust, aga samuti äratuntavat maailmapilti. BBC vaataja tahab riiklikult usaldusväärset tooni. Fox Newsi vaataja tahab oma moraalset kinnitust. Guardiani lugeja tahab oma keelelist ja väärtuslikku universumit. Kõik tahavad teada, milline on nende leeri mõistlik positsioon. Sellepärast ongi hästi palju erinevaid ajakirju. Ja sellepärast jääb ajakirjandus alles isegi siis, kui inimesed teavad, et see on kallutatud. Ajakirjandus ei müü ainult fakte. Ta müüb kuulumist, staatust ja nii-öelda moraalselt orienteerimist. Kui sa kordad õige väljaandaja keelt, siis sa näitad, millisesse leeri sa kuulud. Siin tulebki mängu nii-öelda ohutu arvamuse loogika. Kui sa ütled midagi, mida ütleb poliitiku, siis enamasti oled sa institutsionaalses keskkonnas turvaline. Sa ei ütle tingimata tõde, sa ütled nii-öelda tunnustatud tõlgendust. Ja tunnustatud tõlgendus on karjääris palju kasulikum kui ebamugav tõde. Vastupidi, kui sa lähed tunnustatud tõlgenduse vastu, siis pead sa olema valmis maksma sotsiaalselt selle eest hinda. Isegi siis, kui sul on point, kui sul on tõde, kui see on mõistlik, isegi siis, kui küsimus on õigustatud, isegi siis, kui ametlik narratiiv on poolik. Ja ongi kaasaegne pehme tsensuuri vorm. Mitte ainult keelamine, vaid riskide ümber jaotamine. Õige arvamus on madala riskiga, vale arvamus on kõrge riskiga. Ja enamik inimesi teeb täiesti ratsionaalse otsuse. Nad valivad madalama riski. Sellepärast ei pea süsteem kõiki valistama, piisab sellest, et ta õpetab inimestele, millise hinnaga nii-öelda tõe rääkimine tuleb. Kokkuvõttes ei ole see lugu nagu ainult Iisraelist, poliitikust, telegraafist või ühest meediajuhist, see on lugu ajakirjanduse tegelikust rollist võimusüsteemis. Ametlik väide on, et ajakirjandus hoiab võimu vastutatavana. Praktikas on küsimus, millist võimu, millal ja kelle huvides. Kui ajakirjandus kontrollib valitud poliitikut, on see demokraatia. Kui keegi kontrollib ajakirjanduse enda võimu, võib see äkki muutuda rünnakuks vaba meedia vastu. BBC loos nägime avaliku õigusliku institutsiooni enesekaitse. Siin näeme eraomandis meedia lojaalsusraami. Mõlemal juhul on sõnad ilusad, tõde, sõltumatus, vastutus, väärtused, avalik huvi. Aga praktiline küsimus jääb samaks. Kes määrab narratiivi, kes otsustab, milline seisukoht on professionaalne, kes saab rääkida, kes jääb ukse taha ja kelle huvides nimetatakse üks arvamus vastutustundlikuks ja teine ohtlikuks. Ajakirjandus ei kao kuhugi. Inimesed vajavad endiselt tõlgendajaid, nad vajavad lugusid, mille kaudu maailmast aru saada, aga kui ajakirjandus tahab säilitada usaldust, siis peab ta lõpetama teeskluse, et tema enda võim ei vaja kontrolli. Sest kui meedia ütleb, et ta räägib tõtt võimule, aga samal ajal võim räägib läbi meedia, siis ei ole probleem ainult kallutatuses. Probleem on selles, et preester jutlustab tagasihoidlikkusest istudes kullatud toolil. Ja kui keegi selle kohta küsimuse küsib, siis selgub midagi kiiresti. Muidugi kiiresti, et küsimus ise oli ebaviisakas, ohtlik ja vastutustundetu. Nimi on uus, mehhanism on vana. Jätke meelde, lapsed, te väärite seda valitsust, mis teil on.